see küsimus on huvitav, sest et ma kardan, et ega ma tegelikult ei olegi seda päriselt nagu ellu kutsunud. See on ise sündinud ja siis järsku vaatasin, et ups, siin ta ongi. Ja nüüd ma pean sellega koos elama hakkama ja kasvatama hakkama teda ja toitma. Ja võib-olla äkki siis kunagi toidab mind ka. Jah, see sai alguse võib-olla sellest, et iseenesest ma olen nagu helist huvitatud olnud kogu aeg lapsest peale, aga väga aktiivselt ei ole ehk tegelenud. Siiski muusiku taust on minul endal ka, lapsepõlves seda tegingi. Ja siis nüüd sõprade erinevate ürituste asjade raames suhteliselt kehva tehnikaga alustanuna ma nagu nägin, et davai, väga põnev on natukene hankida asju juurde, teha midagi paremat. Ja siis, kui ma selle ettevõtte lõin, siis oli plaan küll, et lihtsalt käia üritustele heli tegemas. Isegi kirjutasin mingi projekti selle jaoks, appikene. Ja mõtlesin stardikapitali, kui seda ei loobusin sellest poole pealt, sellepärast, et ma hakkasin mõtlema, ei viitsi nagu neid asju teha, mille jaoks ma neid kirjutasin. Ja siis me hakkasime siin stuudios salvestusi tegema, igasuguseid allhanke töid, põhiliselt vokaali salvestama. Ja see ongi kasvanud ja väga põnev tegevus. Ja aeg-ajalt ikkagi vaja jälle kuskil mingisugust heli teha kellelegi. Ja siis avastasin enda jaoks, et täitsa lõpp, kui ilus niši valdkond on olemas. Võtaks kätte, hakkaks tegema selliseid korralikke, hästi valitud artistide jaoks sisekontserte ilusates kohtades. Ja tasakesi see on kasvanud siit. Ma ei oleks eales arvanud, et ma saan neid valida. Aga tegelikult saingi, et me tegime väikese sellise postituse ja selle peale tuli nii palju vastuseid, nii palju huvilisi, kes tahtsid nagu koostööd pakkuda meile. Ja me saimegi vaadata, et tõesti me võime võtta sealt ainult väga-väga vähe, sest tahakski pühenduda pigem sellele, et teeks kellegagi püsivamalt koostööd, sest see sümbioos, mis võiks nüüd tekkida, peaks olema selline, et tõesti mõlemate osakaal loob sellest lõpuks sellise tulemuse, mis kuulajad jaoks on hingepuudutav, elamuste rohke ja selline jätkusuutlik. Mitte lihtsalt, et teeme kontserdi ära, katsume pileteid palju müüa, vaid et see kontsert oleks üks osa suurest pikast tervikust, mida me muusikutega koos teeme. Ehk proovisime leida muusikuid, kelle helikeel, kelle laulude sõnum, kelle võib-olla selline muusikuna ellu suhtumine või niisugune klapiks teatud mõttes nagu selle meie mudeliga, mida me teha tahame. Otseselt ei välistanud ehk niipidi ma ei osanud mõtelda, aga jah, ikka. Jah, selles mõttes, et sellist muusikat, mida ma ei oskaks kindlasti helindada, selle ma välistasin, mis on näiteks klassikaline muusika. Ma olen küll klassikalise muusika õpingute taustaga, aga sellegipoolest klassika heli on täiesti teine valdkond. Ja ma tean, et ma ei oskaks sellega hakkama saades, ma ei püüagi, selle ma välistasin. Ja võib-olla ka selline väga-väga nõudlik raske korralik rock, mis nõuab hoopis teistsugust tehnikat, väga vingeid analoogräkke, eks ole, ja hoopis teistsugust mõttemaailma, et jah, selle ma ka välistasin. Ja välistasin ka väga suured üritused, et ma ei taha nagu teha kontserte tuhandetele. See on hoopis teine lähenemine, teised seadmed, teised oskused, kõik on teistmoodi. Et me proovime teha selliseid mõnesaja inimese üritusi. See on hea küsimus, sise või väli. Olen ka väljas mõned asjad proovinud. Sise. Ja väliüritus on väga fun minna, kui sul on tõesti, ma ise ka tahaks tõesti ausalt, sul on üliilus suveilm ja siis sa mõtled, et davai, nüüd tahaks olla kuskil koos sõpradega mingil festil õues ja kuulata head mussi ja siis lihtsalt grillida ja kõik see on väga vahva. Aga see on ka omaette teistsugune lähenemine ja tehnika ja kõik muud asjad ja hirmus suured riskid, täitsa lõpku suured riskid, sest see lihtsalt viimase hetkeni nagu muretsed seda ilma asja, et kuidas mul kõik see läheb, sest et
kõik need väliüritused, mis ma olen õnnestunud teha, on läinud mega heade ilmadega ja mis lihtsalt ei usu, et see saab alati nii olla. Seda on natukene raske vastata, sellepärast et kindlasti me saame teha rohkem, kui praegu teinud oleme. Eks see sõltub nüüd sellest, et kuidas see kasvab, aga me ei taha liiga suure ampsuga, vaid tahame kasvada rahulikumalt ja ka turule tulla nii-öelda oma kontserdi tootega nii-öelda ettevaatlikumalt, kompivamalt ja võib-olla pigem panna rohkem rõhku sellele, et õpime kvaliteeti tõstma kohe algusest peale, et see oleks meil hästi kõrge. Ehk heli oleks hästi hea näiteks. Selle asemel trabistada väga paljude üritustega. Aga nüüd, kui jõudlus ja kõik, ütleme ka selline muusikute poolne huvi kasvama hakkab, publiku poolne usaldus kasvab, siis võib teha ka iga nädal, jah. Jaa, ma tõeliselt naudin seda heli poolt. See on see komm. Aga seda muidugi suhteliselt vähe, kui arvestada, et kontsert on eks ju mõned tunnid. Aga selleks, et seda saaks nautida, seda heli tegemist ja seda tulemust, selleks peab olema organiseerimistöö tehtud korralikult. Ja seetõttu ma pean seda väga tähtsaks, et planeerimine oleks väga detailideni. Mikseri ma ehitan kaugele ette ära arvestusega, et kõik on läbi mõeldud, kuidas mingid asjad liiguvad, missugused kanalid kuhu jooksevad, miks on mingil asjal kompressor, miks ma panen siia 3 kompressorit järjest. Ehk see tuleks nagu ette tööd ära teha ja siis koha peal on suhteliselt lebo olla, nagu niimoodi, ja natukene timmida laivis juurde erinevate kajade mängu, mida muusikuga koos oleme kokku leppinud, mis sobiks. Tiim on järjest väiksemaks jäänud, ehk et me saame paremini hakkama väiksema seltskonnaga. Alguses meil esimestel üritustel on tõesti olnud abilisi tohutult palju vabatahtlikke, kes on aidanud igal pool erinevate asjadega ja see on paratamatu, kui ei ole asjad veel nii selged ja arusaadavad, siis on abikäsi rohkem vaja. Nüüd me püüame teha põhiliselt siis 3-kesi, ehk ei olegi rohkem vist vaja. Ja juulis oli üks selline privaatüritus, kus oli täissaal 400 või niimoodi inimest ja pidi kontsert olema ja duo, väga lahedad muusikud. Ja siis see laulja jäi haigeks ikkagi niimoodi tõsiselt. Esmaspäeval, kontsert pidi olema laupäeval, esmaspäeval ikkagi ütleb, et häält ei ole. Ja ta ei ole tihti haige ja nüüd siis see juhtub. Ja igapäevaselt me siis mõtlesime kogu aeg ja mõtlesime plaan B-d ja C-d ja kuidas me käitume, millal me peaksime teatama see otsuse eest ja kogu aeg lükkasime seda edasi. Kogu aeg oli nagu mitu liikumissuunda. Ja neljapäeva õhtul me siis jõudsime otsusele, et ei ole võimalik kontserti teha. Ja et see jääb ära, aga see oli õhtu hilja, me kellelegi veel teatama ei hakanud. Hommikul tulen üles ja vaatan, et sõnum on, oodake veel, poisid, et saame korraks kokku, mul on uudiseid. Saime kokku üle Zoomi ja inimene räägib täiesti normaalse häälega, mis asja, kuidas see võimalik on. Ja siis ta ütleb, et nüüd on niimoodi, et ma olin nagu nii tohutult kurb sellest, et see kontsert ära jääb. Et ta lihtsalt töö läbi nuttis, ahastuses, tundide kaupa nuttis. Ja siis appikene, nii kurb on kuulda seda. Siis ta ütles, et ta nuttis oma hääle terveks. Ja pärast ütles, et pärast ta siis guugeldas vara hommikul, et kas on võimalik, avastas, et tõesti, teised on ka südant lõhestavalt nuttes oma hääle terveks saanud. Ja natuke taastumist oli, me jätsime ära igasugused proovid kõik, natuke lühendasime kava, aga ta tegi selle õhtu ära ja see oli küll võimas.